Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna ma hakkan tegema hernesuppi. Sain poest sellise suure tagumise seakoodi ja tekkis kohe mõte, et tahaks hernesuppi. Muidugi on võetud herned, nad on juba hommiku kella 8 paiku panin ligunema ja praegust on 3:12 ja supp peab valmis olema kell 2. Ma loodan, et selleks ajaks ma panen selle koodi keema külma vette ja võtan vahu ära ja siis ma panen talle juurde need herned ja siis nad keevad. Muidugi panen juurde ka need kruubid, mis ma pesen hästi mitme veega ja võib-olla nad pool tundi, võib-olla nad ligunevad ka. Ja siis, kui nad on pehmed, vahepeal ma praen ära sibula, peenestan sibula, porgandi, küüslaugu ja varssellerit ka. Ja siis ma panen pärast valmis supile selle juurde. Näete, siin ma panin nüüd koodi siia potti keema, siin ta keeb võib-olla tund, poolteist, las ta rahulikult keeb ja sellest vedelikust ma arvan supi jaoks piisab küll puljongit. Siis ma panen eraldi, ma teen täna natukene eksperimenti, proovin. Ma panen siia leotatud herned, ma panen siia potti ja panen eraldi, nagu hakkan neid hautama. Ja siis ma panen siia peale kruubid, ma vaatan, mis tuleb. Ja siis kallan talle vett peale. Ja niimoodi, et oleks ta veega kaetud. Ja siis ma ei sega teda ja üritan neid hautada, need herneid. Nii. Ja siin on mul tuline vesi olemas, keedetud vesi. Ja ma panen ta keedetud vee. Ma kallan talle peale selle siin sõela peale ja niimoodi kallan talle seda keeva vett peale ja panen vaikselt tulele hauduma. See on selleks, et siis, kui saab puljong valmis ja kõik on keenud juba, siis on mul ka herned peaks pehmed olema ja siis ma segan nad pärast kokku ja siis panen need praetud köögiviljad ka juurde. No, siin on praegust julgelt sõrmejagu. Selline sõrmejagu on siin vett rohkem kui neid kruupe ja herneid. Ja siis pean jälgima vaiksel tulel, et ta ei jääks kuivale. Ja kallan vett juurde, kui vaja on. Ja pärast ma puhastan need, võtan siit need koodi välja ja puhastan koodi ära. Siis pärast viin nad kokku vastavalt nii palju, kui sinna neid vaja läheb. Muidu herneid äkki on liiga palju. Ja selle ma panen samuti siin podisema. Nii, tõstan selle tulele ja kui ta läheb mul keema, siis ma vaikselt võtan tule maha ja hästi vaikselt kuumusel. Näete, siin on hanimuna. Me sööme kodus nüüd iga päev hanimune. Oleti. Koot on nüüd ilusti keenud. Ma vahepeal teda lõin kirvega väiksemaks. Liha on võrdlemisi pehme. Nüüd ma võtan selle koodi siit välja ja panen ta jahtuma, siis saab ta ära puhastada, saan puljongi kätte. Ja siin on mul siis nüüd hernes vähese veega on keenud pehmeks praktiliselt koos kruupidega. Et nüüd ma hakkan tegema, raadima nüüd köögivilju. Ja sini jahtub liha ja siis segame nad kõik kokku. Nüüd ma kallasin selle puljongi keeduleeme siia kaussi. Üksikud kondipurud, mis siin on, luupurud, need on nüüd mul sõelal. Pesin poti ära ja nüüd ma kallan selle puhta leeme siia nüüd puljongi siia potti, millest hakkab siis moodustama hernesupp.
ja siia me saame sisse panna siis nüüd hernest ja komplekteerime nii palju hernest kui vaja, sest seda potitäit on ilmselt siia palju. Ja hakkan praadima praegu. Nii, nüüd läheb siin sibula praadimiseks. Ja ka porgandi. Natuke klaasist laseme klaas ja maitsestame seda õli kõigud rasva kogust, mis siin on pannil. Ja nüüd oleks vaja tõsta seda hernest siis nii palju sinna supi sisse, kui tahame. Sest ma ei taha väga tummiseks ajada seda keeduleent ja sellepärast üle keeta seda hernest, siis ta läheb tummiseks jälle. Ükskord tahaks proovida ka sellist suppi, mis on vähem tummine. Ja lihakogus tuleb ka veel siia. No, paneme veel. Siin on tangud olid kõige peal, ma ei ole seda seganud. Need tangud lähevad kaasa, aga hernes ise jääb osaliselt alles. Ju siis teises korras. No, juba hakkab selliseks juba ilusaks saama. Ja sinna võib muidugi tule ka alla panna. Ma ega vist rohkem ei tahagi panna. Nii. Paneme siia porgandi ka peale. Laseme mõne minutilist porgandit. Ja siis paneme, järgelt laseme varsselleri üle. Ja mul on porrud ka natukene. Siis kui porgand on saanud oma jao kätte. Ja lõpus ka küüslaugu. Nüüd ma lisan siia porru laugu ka. Ja kergelt kuumutan ka varssellerit. Mida rohkem, seda uhkem erinevaid maitseid. Ja siis muidugi panen küüslaugu ka. See võib panna, küüslaugu võib ka sisse panna. Väga palju ei taha nagu küüslaugu kuumutada. Keegi on rääkinud, et küüslaugu ülepraadimise puhul pide mõrudeks minema, ei tea nüüd. Kui teil on kogemusi, kirjutage mulle. Näete, kui ilusad värvid on siin. See võib muidugi pipart panna.
pipar kuumutamisega tuleb ilus aroom üles. Jämeda jahvatusega pipar. Tuli ka pipralõhna. Ja siis üks huvitav maitseaine on veel peenestatud köömen. Köömenit võib panna ka. Aga see on ka väga huvitav, kui oleks kohvikeskis näiteks jahvatada või panna mingisuguseid muid lõunamaiseid maitseaineid. Teeb supi kohe eriliseks. Siin on mul selline huvitav segu, kus on sees paprika, sinepiseeme, sibul, köömen, must, pipar. Selline komplekt on siin. Ja seda võib ka panna, ei sugugi halba ei tee. Natuke kuumutame ja see kõik läheb nüüd supi vedeliku sisse. No näete, kui ilus on. Täna saab mul see pott päris korralikult täis. Nüüd veel liha sisse ja siis ongi servani. Terve pere saab head hernesuppi. Nii. Nüüd ma kallan selle hea asja. Tuli liiga ligidal. Ohutustehnika. Kallan siia supi vedeliku sisse. Ja lasen ta kergelt keema. Siia võib isegi panna kulmiga, natuke võtta seda vedelikku ja pesta seda panni puhtaks. Ega siis hea asi ei saa kaduma minna. Siis on juba pool pannipesu tehtud. Nii. No. Supp ilusti keeb. Nüüd ma selle puhastatud liha ma panen ka siia sisse, sest koodist sai väga palju liha, ma kõik ei panegi sisse, nagu hernetki üle. Ja nüüd peaks panema ka talle soola. Olgugi suitsukoodil oli oma kerge sool sees. Panen ühe desertlusikatäie, sest see tõmbab kindlasti ka herned olid ilma soolata. Kuumutame ta keema, maitse rohelist võib ka juurde panna. Aga siin juba üht-teist juba on juba, näete. Siin on kõike, liha, tangu, porgandid. Kõik on üldiselt olemas, supp on hea. Ja muidugi mul jäi herneid ka üle kõvasti teiseks korras. Nii, tule võib väiksemaks panna. Kõik ilusti keeb juba. Nüüd maitse. Ma teen eksperimenti ja panen
teelusikaga kööb neid. ma ei viitsi neid jahvatada, no nii palju. Köömned annavad erilise maitse supile. Oh, kui hea lehna oli üles. Oh, kui huvitav. Nüüd pane maitse rohelist ka veel ja siis ongi supp valmis perele. Kui meeldis teile minu video, pange sinna video alla meeldib. See tähendab, et minu videod teile meeldivad ja teen jälle. Panen talle maitse rohelist ka. Ja muidugi taldrikule serveerides ka eraldi veel. Nüüd ta jahtub, tõmbub, maitsed segunevad 10 minutit ja võib hakata maitsema. Väga huvitav. See ei ole nüüd seekord tummine, sest kuna ma herneid koos ei keetnud, tahan öelda, herned on terved kõik, puljong on läbipaistev. Siin taldrikul on siis minu hernesupp seakoodiga, suitsukoodiga. Väga huvitav maitsev. Proovige ka teha. Tead isu.